Tere kuulama, eetris uudised ja stuudios Rohkede Välak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele esialgu 100 kuuma õhupalli, milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisija korvi mahub korraga 4 inimest, tõstejõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest, nende katustelt ja ka staadionitelt. Täpsem nimekiri on üleval ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad Kommunaalamet ja Mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi, millega liituvad kõik ministeeriumid, eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud, millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema. Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga, lahmiv kriitika, halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu. Valitsus tunneb, et valijad on valitsust petnud. Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd, siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama, ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti. Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetust ja palgatõusu, kaasamist ja ärakuulamist. Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsus elanikkonnale valitsemise teenust. Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka, ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata. Veel on aga valitsus arendanud välja energeetikaprogrammi, mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante, nii tuumaenergia, põlevkivienergia, gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas. Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama, mis töötab järgmiselt. Põlevkivi abil soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini. Nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõusev õhuvool, mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid, milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti Energia käest piisaval määral, et ehitada iseendale koju korterisse väikekeskkonnasõbralik soojuselektrijaam. Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest. Ja liiklusest ööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid vigastusi. Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane Enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita. Kuulsite uudiseid.